kes mind 5 aastat tagasi väga-väga palju aitas ja ma olen ka mõnedes oma artiklites ja videotes ja ka koolitustel rääkinud inimesest, kelle juurde ma selles suures emotsionaalses augus praktiliselt juhuse läbi sattusin, kes mind iseendaga tegelema pani, kes mulle sellised esmased teadmised üldse enesearengust andis ja keda ma võin nimetada oma esimeseks õpetajaks. Ja täna tulin ma siia tema juurde külla, et rääkida üldiselt enesearengust, sellest, kuidasmoodi inimesed enesearenguni jõuavad, kuidas inimesed läbi enesearengu meelerahu võiksid leida ja ka põgusalt meditatsioonist. Tere, Raif! Tere! Tere kõigile teistele! Noh, mis selle suure õpetaja juhi kohta puutub sõnaga. Tegelikult on iga inimene, kes minu juurde tuleb, on täpselt samamoodi mulle õpetaja, kes näitab mulle neid asju, mida ma ise ei jaga ja millesse ma pean rohkem süvenema. Nii et suur tänu, Kaido, et minu juurde tulid. Kas ma küsiksin kõigepealt sellist asja, et kuidasmoodi nagu sinu jaoks see kõik alguse sai, sest et tõenäoliselt seal blogis, kes praegu vaatavad neid asju, on sadu inimesi, kes võib-olla on mõne raamatu läbi lugenud ja nendel paistab see asi nagu huvitav. Et sina oled nüüd sellega ikkagi päris pikalt tegelenud, et kuidasmoodi sinu jaoks see huvi üldse algas sellise sisemaailma avastamise vastu? Noh, ütleme, kõige esimene algus oli see, kui ma käisin koolis ja meil oli kehalise tunnis oli vaja tõmmata lõuga. Noh, mina rippusin nagu niisugune normaalne märkpesus, aga ma ei tea, seal mingi 1-2 tõmmet tuli ja siis võimelusõpetaja ütles, et kuule, aga kui sa harjutad, sa saad tulemuse. Ja minu jaoks tundus see, issand jumal, harjutad. Ühesõnaga, et mina mõtlesin, et ühesõnaga ripud ja osa jõuavad, osa ei jõua. Ja siis ta seletas ära, et oleks vaja iga päev trenni teha. Mina läksin koju, ütlesin isale, et kuule, mul oleks vaja lõua tõmbamiskangi. Ja ma ütlesin, et too keldrist puid ühesõnaga, et see arendab samamoodi. Aga ma mõtlesin, et õpetaja on targem ja tuleb midagi teha. Ja kuna lõua tõmbamiskangi ei ole, ma leidsin selle vahendi. Ma hakkasin ühesõnaga ühe kapi ukse otsast tõmbama, mis küll uks hakkas allapoole vajuma, aga mina rippusin nii-öelda, venisin ülespoole. Ja see õpetaja soovitus tuli siis kuskil kooliaasta alguses. Ja kui mul oli kevadeks, oli see rekord kuskil, ma ei mäleta, ma pakun välja kuskil 30 lõuatõmmet, mis on iseenesest päris hea tulemus ja siis selgus, et see on ka kooli rekord ühesõnaga. Siis ma sain aru, et ühesõnaga, kui ennast nii-öelda panna midagi tegema, mis esimesel hetkel tundub nagu ebameeldiv ja sa hakkad tegema, see on jõle raske. Mingi aja pärast see muutus mulle niisuguseks hästi nauditavaks tegevuseks. Ma täitsa ootasin seda aega, millal ma saan seda lõuga tõmmata. Ja kui need tulemused tulid, siis hakkasid ka elus teatud muutused. Üks asi oli see, et ma tegin oma need normid ära ja ma nägin seda muutust, mis inimestes toimus minu suhtes. Üks asi oli see, et ühed nii-öelda kergitasid kaabut niimoodi väga lugupidavalt, aga teised ma sain aru, et ei olnud sellega rahul, kuna nad said aru, et ma nii-öelda nendest luuserite klubist kaon ära. Ja nende jaoks oli see ühesõnaga siis, nendel oli 2 võimalust, kas hakata midagi samasugust tegema või siis ühesõnaga see mees läheb lihtsalt samast klubist ära. Nii et alati on see, kui sa hakkad ennast muutma, on neid, kes plaksutavad käsi ja on õnnelikud, aga tavaliselt on suurem hulk neid, kes siis ühesõnaga vangutavad pead ja mõtlevad, et issand jumal, et ta läheb ju meie hulgast ära. Ja sama kehtib vist ka siis selliste nagu enesearengu praktikate kohta. See on täpselt sama ühesõnaga. Et üks asi on see, et enamus inimesi on lugenud kas 1 või 2 raamatut läbi. Ja see, kes on selle raamatu põhjal teinud järeldused ja hakanud mingit asja endas muutma, ütleme, ma kujutan ette, et need võiksid olla mulle õpetajaks. Aga enamus on need, kes loevad raamatu läbi, ühesõnaga panevad ta nurka ja lähevad vaatama, et oli ka midagi, otsivad järgmise raamatu. Ja siis on aasta 2-3 pärast on, ütleme niisugune, ma ei tea, 4-5 kilomeetrit raamatuid läbi loetud, aga tegelikult midagi ei ole, keegi ei ole läinud lõuga tõmbama. Ma mäletan, see oli kusjuures sinu esimene õpetus mulle ka 2006. aastal, et ma jõudsin ka nende raamatuteni ja sa ütlesid, et kuule, pane need raamatud kõrvale ja mine istu parem puu all. Ja tol hetkel ma ei uskunud seda.
aga nüüd, olles 5 aastat puu all istunud iga päev, piltlikult puu all, siis tegelikult ma tunnistan seda tõepoolest, et raamatutel on selline mõju, et sa loed selle läbi, sa saad selle tohutu laengu hetkeks. Et jess, nüüd ma tean, mismoodi ma ei tea, maailm töötab, nüüd ma olen maru hea inimene, aga see laeng läheb üle seal kehvemal juhul võib-olla mõne tunniga, aga no parimal juhul mõne päevaga. Siis me tegelikult oleme samasuguses augus täpselt. Aga kuidas sa nagu, ma tean, et sina oled väga palju nagu energiatega, sa nagu energiatega väga palju tööd teinud. Et kuidas sa seda põhjendad üldse, miks inimestel selline teadvuse muutus siis toimub nagu hetkeks sellest raamatust ja miks see nii kiiresti ära kukub? No üks asi on see, et need head raamatud on kirjutatud niimoodi selle autori poolt siis, mina nimetaks nüüd ka siin ja praegu, ta on pannud oma selle tunde, oma selle tohutu energialaengu sinna raamatusse. Kui sa seda loed, siis see laeng tuleb sinusse. Täpselt sama on see, et kui sa lähed ütleme niisuguse teadmamehe juurde, tuleb ära, sul on ühesõnaga niisugune see oli täpselt see, mis minul oli, et ma käisin 2 korda nädalas siin, tulin siia, vedasin ennast siia nagu aher-varer, läksid ära, oli täielikult nagu valmis maailma vallutama, aga see oli 2 nädala või 2 päeva pärast oli jälle läbi, oli vaja uuesti tulla. Aga mäletad, kui sa tulid ühe korra, siis ma küsisin, et me õppisime koos need tiibetlased, 5 tiibetlast ära, küsisin, et tegid ka neid. Siis oli niisugune väga. Siis ma mõtlesin, et Tallinn on seal pool ühesõnaga, meil ei ole millestki rääkida. Et see on see, et kui sa ei hakkagi ikkagi lõuga tõmbama või tiibetlasi tegema, siis see power läheb sul ära ja sul ei ole endal seda allikat, kus seda jõudu, kus seda väge saada. Sa saad selle väe raamatust, see on teise inimese vägi, kui sa seda ise oma tegevusega nii-öelda genereerima, tugevdama ei hakka, siis ta on läinud ja sul on 2 võimalust, kas sa ühesõnaga käidki raamat ühes käes ja ajad neid tiibu laiali või sa ühesõnaga leiad endale selle kanali. Ja seda mäletan ka, et sa ütlesid tõesti, et ühel hetkel, kui sa hakkad neid praktikaid tegema, siis ühel hetkel sa jõuadki selleni, et sa suudad ise seda vibrat mingil määral hoida. Sest et ma arvan, et see võttis ikkagi vähemalt pool aastat aega, kui ma nagu omandasin vähemalt mingi sellise oskuse, et kui ma olin sügavas augus, siis ma mingite tehnikate kaudu nagu sain natukene ennast nagu natukene hapniku uuesti peale. Aga tõepoolest, need tiibetlased, mis sa mulle näitasid ja meditatsioonid, neid ma olengi nüüd teinud 5 aastat ja vähemalt nii palju olen nagu distsipliini suutnud hoida. No siin on nüüd see küll, tavaliselt on inimesed jõuavad siia, kui nad on aukus ühesõnaga. Minu nõuanne on jälle see, et tule siis, kui sa aukus ei ole, ühesõnaga, kui su tase on kõrgem, kui sa oled siin, ühesõnaga sa tuled minu juurde, ma upitan su august välja, siis sa tuled, kes tuleb nädala, kes 2, kes kuu pärast, siis kui ta on aukus. Tegelikult tuleks tegeleda endaga siis, kui sa oled üleval, siis sa saad järgmisele tasandile minna. Aga siis on tavaliselt see enesetunne on hetkel nii hea, et siis sa mõtled, et mida põrgut, ma olen punn ühesõnaga. Ja siis on nii, et selle asemel, et selles seisus tõusta veel kõrgemale, siis oodatakse, kuni sa alla kukud. Ja siis tullakse nii-öelda norust peaga, tullakse kohale ja üritatakse midagi teha. Et tegelikult jah, nii kui sa saad aru, et kui sul on täis oled seda jõudu, täis powerit ja siis sa võtad mingi uue raamatu, siis sa leiad sealt enda jaoks ka mingid uued tõed. Muidu sa ühesõnaga leiad kogu aeg neid asju, kuidas august välja tulla. Ühesõnaga, et süsteem on nii, et hammas valutab, läheb arsti juurde, hammas valutab, läheb arsti juurde. Tegelikult oleks süsteem see, et sa kuulaks ära, mis arst ütleb, et kuule, kutt, et nii nagu mina ütlesin sulle, et kas tegid harjutusi, sama asi, kas hambaid pesid? Ei pesta. Sama asi, kui sa kõrge vibratsiooni taseme juures hakkad lugema mingeid asju, hakkad harjutusi tegema, siis sa jõuad hoopis kuskile mujale. Ja sa tuled ka nii-öelda selle teadja juurde selleks, et õppida edasi, et sa lähed järgmisele kursusele. Aga siin ongi vist see asi, et kui ma tunnen ennast hästi, siis ma ei saa aru, et mul seda tegelikult vaja on ja et sel hetkel otsus langetada, okei, ma lähen nüüd ja küsin nõu, siis selle jaoks on vaja lihtsalt vist nagu kõrgendatud teadlik, sa pead teadvustama, et okei, mul on küll praegu kõik okei, aga ma lähen ikkagi ja see vajab oluliselt veel suuremat distsipliini, kui minna seal augus olles. No, see ongi see, kuidas suurepäraseks saada, et ma kujutan ette, et ütleme siin Erki Nool ja Andrus Veerpalu ja neil on tegelikult see tase on niisugune, et nad pistavad kõigi maailma parematega rinda, aga nad lähevad trenni selleks, et olla esimene. Siin on nüüd sama asi, ütleme, enamuse tase on küll, ei ole nagu Veerparul, aga ikkagi see tunne, et ma tahan kõrgemale jõuda. Ja see tunne võib olla nii hea, et mul on tõesti hea, aga tegelikult sa ei tea, mis on järgmise ukse taga. Ja kui sa ei ole seda proovinud, siis sa ei koge seda. Siit me jõuame kusjuures väga minu sellise põhiküsimuse juurde, mida ma ka seal sisekosmoses püüan ise leida ja inimestele ka edasi jagada, on selline üldine meelerahu
leidmine, et mis sa arvad, miks inimesed sinna auku üldse kukuvad või mis on selles maailmas, kus me elame, mis on tegelikult suhteliselt hullumeelne, kiire, mis on need põhjused, miks me üldse sinna auku kukume, miks inimesed kukuvad auku? No tähendab, ütleme siin suures piiris on, ütleme, niisugune vaimne maailm ja materiaalne maailm. Ja kui sa suudad neid tasakaalus hoida, on kõik okei. Aga kuna see on ikkagi meil materiaalne maailm, siis me hakkame neid materiaalseid hüvesi, naudinguid taga ajama. Noh, ütleme niimoodi, nagu mina ikka ütlen, ühesõnaga valuväljed ja 6,5 meetriste jalgadega naisterahvas ja siis niisuguse üüratu ekraaniga telekas ja mida iganes, saate aru, mis ma mõtlen. Aga kui nüüd me tasakaalustaks seda sellega, et me üritame ka leida näiteks naudingut sellest, kui sa vaatad päikseloojangut, naudingut sellest, kuidas vaatad, kuidas laps mängib, naudingut sellest, kuidas sa vaatad, kui koer jookseb sulle siin vastu ja riputab saba, ühesõnaga niisugustest väikestest asjadest. Tegelikult need on need, mis toovad rahu. Need valuväljed või katuseluuk või 6,5 meetrised jalad ühesõnaga toovad sulle ka mingisuguse hetke, niisuguse heaolu, aga see heaolu ei ole sul sees. Ta on sul väline asi, mis sind hetkeks mõjutas. Aga sisemine rahu see sul kas on või ei ole. Ja seda sa saad ise ainult luua, mitte keegi teine ei saa tuua sulle. Aga kuskohas seal meie arengus see viga siis, kas on tehtud või kuskohas me ise selle vea teeme, et me hakkame neid valuvälgi ja neid 6,5 meetriseid jalgu taga ajama, et me ei saa aru tegelikult, sest et ma olen sellega täiesti päri, et jamad, millesse inimesed satuvad ja see, millesse ma ka ise sattusin, oligi see, et me lähme ju püüdma võib-olla midagi, millele meil hammas veel peale ei hakka. Ja me kujutame endale mingeid asju ette, krabame endale hunniku võib-olla kohustusi ja lõpuks siis oleme kuskil sügavas nagu augus. Et kas see laste kasvatamises kuskil tehakse viga, kuskohas see viga tehakse, et me nii hulluks nagu üldse lähme? Üks asi on kindlasti kasvatus, sellepärast, et seda vaimset poolt ja seda sisemist rahu ju kuskil ei rõhutata. Kõik räägitakse ühesõnaga, et edukas oled siis, kui sul on hea palk, ühesõnaga sul on mingisugune kodu, sul on mingisugused materiaalsed väärtused ja mis kõige tähtsam, et sa oled kindlustatud materiaalselt, et sul on ühesõnaga katus pea kohal ja et sul on kas siis pangaarvel midagi või mingisugused niisugused asjad. Ja siis öeldakse, et siis sul on rahu. Et siis sa oled õnnelik? Jah, siis sa oled õnnelik. Ja seda tegelikult rõhutatakse igal hetkel. Ja neid inimesi, kes ühesõnaga lihtsalt lähevad puu alla, elavad seal, naudivad seda, neid on suht vähe ja nende hääl ei jõua kuskilt kohale. No siin jällegi ei saa, sinna vist tuleb ikkagi tasakaal leida, ega ei saa nagu sellises kumbagi äärmusesse minna. Et ühelt poolt äärmusesse, et sa otsid õnne ainult nende väliste asjade kaudu, aga teine äärmus on see, et sa ainult puu all istud, sest meil on perekond, meil on vaja ikkagi, meil on vaja ka materiaalsel tasandil ikkagi ju ennast elatada ja normaalselt elada. Et küsimus on vist ikkagi selles tasakaalus, eks? Tasakaalus ja teine asi on see, et tegelikult meile pakutakse seda skeemi, millega meid pannakse rattasse. Ühesõnaga, mine tööle, õpi, saa korralik töökoht ja siis on nii, et siis sa saad pangalaenu ja siis sa ostad endale need asjad, mis tegelikult sinu omad ei ole. Ja tegelikult siis sa oled selle panga ori, ütleme. Teine variant on see, et ühesõnaga sa lepid väikeste asjadega ja enamus ei näe selle laenu, liisingu, selle ratta taha. Näiteks see maja siin ja see koht on tegelikult saadud suht väikeste rahadega. See maja on kuskilt lahti võetud niisuguste praktiliselt kopikate eest, ütleme. Niisugune vana palk maja seisis, seda polnud kellegi vaja. Ma võtsin ta lahti, see oli suurusjärk oli võib-olla mõnikümmend 1000 krooni, ühesõnaga tol ajal see polnud mingisugune raha. Ma panin ta kokku praktiliselt oma jõududega, selle asemel, et maksta siin mingisugused miljonilisi laene, ühesõnaga see oli lihtsalt olemas. Ja inimesed tegelikult ei näe neid variante, mis seisavad neil nina ees, et võtta ja teha niisugused nii-öelda paradiisid enda jaoks. Et kõik võtavad selle kohe pakutava variandi. Aga see eeldab muidugi sellest tavaraamidest välja minekut. Jah, mis ei ole nii lihtne. Aga näiteks nüüd inimene, kes oletanud, ta ei ole veel päris augus. Ta on niimoodi hoiab nagu äärest kinni ja mõtleb, et kui ma nüüd midagi endaga ette ei võta kohe, siis ma vist kukun sinna auku. Ja siis ma vist pean ratli juurde minema. Et mida sa näiteks soovitaksid inimesele? Mis oleks need sellised väiksed ja lihtsad sammud, mida iga inimene saaks ette võtta, et natuke neid raame siis endal muuta? Esimene asi on see, et hakka tegema energeetilisi harjutusi. Ütleme, kas on see 5 tiibetlast või mine kuskile joogatrenni
mine tee neid asju ja tee nii kaugele, kui sa need asjad selgeks saad. Ja kui sa oled neid asju tegema hakanud, siis noh, minu kogemus on see, et sa paned küll aega sinna alla, mida nagu ei paista olevat. Noh, kõik ütlevad, et kus ma selle aja saan. Aga su efektiivsus tõuseb niivõrd, et tänu sellele sa suudad need tööd, mida sa enne niimoodi, noh, ütleme päev otsa nii-öelda kuskilt näpu otsast välja imesid, sa teed selle ära võib-olla poole tunniga. No, minul on konkreetne kogemus, no mul on nüüd 30 aastat olin karatetreener ja ma tean, et kui ma süvenesin mingisse asja ja tegin himuga seda trenni, noh, karate on tegelikult ka tohutu vaimne praktika. Et mul jätkus ühesõnaga nii-öelda leiva teenimiseks, mul läks võib-olla päevas mingisugune tund-kaks ja ülejäänuks ma tegelesin sellega, mis mind edasi viis. Ja see on see, et su efektiivsus läheb nii suureks. Noh, tavainimene on nii, et elab Lasnamäel, sõidab ühesõnaga Mustamäele tööle, sealt saadetakse ta objektile, noh, Õismäele, siis ta ühesõnaga Õismäel avastab, et ta jättis asjad Mustamäele, läheb Mustamäelt otsima, siis selgub, et need on hoopis Lasnamäel kodus ühesõnaga. Ja niisugune ringi ratast jooksmine käib. Aga kui sa ühesõnaga oled mingis vaimses praktikas sees, sul on see meelerahu nii suur, sa tead täpselt, iga liigutus läheb nii-öelda 10-sse ja sul ei ole seda tühja tallamist, tühja sammimist. Mul mäletan omal ajal, kui keegi oleks mulle ütelnud, mine joogasse või mine mingisuguseid vaimseid praktikaid tegema, ei olnud usku sellesse. Sa mõtlesid, et kuidasmoodi saab üks selline mingi energiapraktika või mingi joogapraktika mind selles minu raskes elus aidata. Kas see tuleneb sellest, et me ei usu, et meist midagi suuremat on veel olemas, me ei taju seda, kuidas moodi inimene seda usku võiks leida? Ma hiljuti sain ühe kirja kusjuures inimesed, kes ütles mulle, et näed, ma olen teinud siin joogat juba mingi paar aastat, feng shuid, olen kõiki neid asju teinud, aga näed ikkagi mitte midagi muutunud ei ole. Ja siis mul oligi temale küsimus, et miks sa arvad, et üks jooga tegemine, et kuidas sa seda connectionit praegu näed, otsest connectionit? See oli kuidagi seotud tema töökohaga. Et lihtsalt see jooga tegemine, ega see sul töö juures midagi ju ei muuda, et sa pead ka töö juures mingisugused konkreetsed nagu päris maailma asjad võib-olla ära tegema. Et sina oled hästi palju nende energiatega kokku puutunud. Mida sa nagu inimestele julged öelda või mida sa nagu sooviksid öelda, et mis meid ümbritseb, mis on see energia, mis meid ümbritseb ja millest tegelikult väga paljudes raamatutes ka räägitakse ja millesse inimesed uskuda siis võiksid? Tähendab selle energiaga, ütleme, et see küsimus läks päris õieti, et noh, inimesed ütlevad, et nad on teinud mingisugune paar aastat harjutust ja nagu tulemust pole näha. Et üks asi on see, nagu sa ütlesid ka, et siin on sama efekt, et sa loed raamatut, sa tunned, et sul on korra jõud üleval, aga selle jõuga sa pead oma elus midagi muutma hakkama. Ja selle kasutama siis õiges suunas, jah? Et üks asi on see, et noh, esimene asi, sa hakkad harjutusi tegema. Kui sa nüüd harjutusi ka juba teed, siis sa peaks hakkama vaatama, mis inimesed sul ümber on. Kas see töökoht, millest sa võib-olla küünte ja hammastega kinni hoiad ühesõnaga ja kannatad näiteks seal, noh, ma ei tea, ülemuse terrorit või on hoopis see, et see töökoht ühesõnaga sa hoiad küünte hammastega kinni, tegelikult sa ei tee sealt mitte ühele, sa käid sealt palka võtmas, ühesõnaga istud see 8 tundi ära, kas sul on mõtet seal olla? Sul on võib-olla niisugune arendav töökoht on nii-öelda ootab nurga taga, aga sa ei julge sinna minna. Ja siis on nii, et selle energia, mis sa oled saanud nende harjutustega, selle sa raiskad tegelikult seal töö juures seda pinki nühkides ära. Või samas on ka, ütleme, sa oled seal töö juures, sa teed mingisugust asja rutiinis, selle asemel sa võiksid võtta mingisugused kursused, arendada, ühesõnaga teha seal töö juures karjääri, tõusta seal kõrgemale tasemele. Aga noh, see on ebamugav, sa pead midagi tegema, sa pead uusi asju hakkama õppima, ühesõnaga sellest ei tahata välja tulla. Ja noh, ütleme, siin on ka inimesed käivad, ütleme, noh, on mehi, kellele ma ütlen, et noh, näiteks seal ta, noh, ütleme, noh, piltlikult naise tuhvli all või mis iganes, et sa pead midagi sellele ette võtma. Ta läheb ära, ta istub seal kodus samamoodi edasi, ta saab korra selle poweri, ta saab minu käest nii-öelda selle tableti, et kannatada need naise kõrvakiilud ära, aga ta ei tee midagi selle nimel, et neid kõrvakiile mitte saada. Või naine, kes võiks minna ka kodunt ära, kus ütleme, noh, ma ei tea, ei ole asjad korras, aga ta ei lähe, ta tuleb siia, ta saab jälle selle harjutustest, saab mingit tuge ja ta jätab sama olukorra. Selge on see, et siis mitte midagi ei muutu. Saan ma õigesti siis aru, et kui me teeme, noh, näiteks ma ise teen need 5 tiibetlast praegu, et need 5 tiibetlast, need aitavad meil siis suurendada sellist isiklikku energiavaru ja selle kaudu, kuidas meie isiklik energiavaru suureneb, me suudame ka selles päris maailmas mingeid asju paremini ära teha.
oskad sa lisaks näiteks 5 tiibetlasele veel mingeid harjutusi soovitada või Qigong'i harjutused näiteks, kas need on mingid energiapallid ja asjad? Ütleme see energiapall, siis seal on seisev puu, mida ma siin inimestele õpetan, siis on niisugune biopesad tallad kokku, üks niisugune selgrokanalite avamise harjutus, siis on üks harjutus, mis mõjutab ka alateadvust ühesõnaga, et saada nii-öelda omal seda positiivset programmi sisse panna, neid harjutusi on päris palju. Mida sa ütled selle asja kohta, mida nimetatakse külgetõmbeseaduseks, sest ma tean, et ma ise, kui ma sisekosmos kirjutama hakkasin, kirjutasin väga väga palju külgetõmbeseadusest ja palju raamatuid on selle kohta. Kuidasmoodi meie mõtlemine mõjutab meie maailma, kui inimene istub selles augus ja nüüd ta tahab august välja saada, siis ta mõtleb, okei, ma lugesin selle mingi külgetõmbeseaduse raamatu läbi, mõtlen õigesti, nüüd peaks kõik asjad minu maailmas muutuma. Mis sa sellest arvad? Ütleme, siin kõiksuses on 3 nagu põhiseadust, üks on see, et kõik on armastus, armastus on ülim, teine on siis seesama see külgetõmbeseadus ja 3. on siis põhjus-tagajärje seadus, 3 põhiasja. Ja selle külgetõmbeseadusega on see, et enamus inimesi teevad näiteks see, et ma olen rikas ja mul on raha nii-öelda vagunite viisi. Ja siis on nii, et kui hakkavad nii-öelda tulema need kohad, kus sul on võimalik seda raha saada, siis lihtsalt öeldakse ei, sa tühistad selle taotluse. Et nad ei julge selle sammu siis astuda? Nad ei julge seda astuda, see on enamusel niimoodi. Okay. Ja ühesõnaga seal tunduvad, ühesõnaga ei julge sellest oma kanalist välja minna. Sellest mugavustsoonist? Jah, täpselt. Et ühesõnaga, isegi sel juhul, mul on päris palju inimesi, ütleme, kes tuleb, ta on saanud päranduse, ühesõnaga raha on nii, et ei tea, millega peale hakata. Ja siis ongi, ta ei hakka seal midagi peale hakata. Ta tuleb 6 aja pärast ja ütleb, et läinud nii et see on see teema, kui sul ei ole plaani, mis selle rahaga teha, siis seda ka ei tule. Kui sul on enesearendamise plaan, mis toob ka kasu muule maailmale, siis see raha sulle tuleb. Sul on alati piisavalt raha. Ehk siis ei saa sellele külgetõmbeseadusele liiga egoistlikult läheneda, sest tegelikult külgetõmbeseadus on väga egoistlik, sest et kui me loebki inimene selle raamatu läbi, paneb endale kilomeetri pikkuse siis eesmärkide nimekirja ja kõik nad ju algavad, minul on, mina saan, mina tegin, mina kogesin. Ehk siis külgetõmbeseadus on väga-väga egoistlik seadus iseenesest. Tegelikult ei ole, ütleme, ta on egoistlik selles suhtes, tundub egoistlik, aga tegelikult me tulime siia maailma selleks, et ennast arendada, ennast leida ja ennast paremaks teha. Aga meil on öeldud ka see, et tuleb teistega arvestada ja nii edasi ja kus on need piirid. Ma arvan, et kui sa tegeled endaga, arendad ennast selleks, et edasi liikuda, siis on ka sul tohutult anda teistele. Aga kui sa nüüd ühesõnaga tegeled ainult teiste asjadega, niisugune näide, ütleme, et ema on haige voodis, ühesõnaga on tal 2 tütart või 2 poega, ühesõnaga üks siis ühesõnaga ütleb, et ma ei saa minna Harvardi õppima, sellepärast, et ma pean siin emmet toitma ja katma, teine läheb õppima ja ühesõnaga saab magistriks ja siis palkab õe, kes seda nii-öelda siis teeb kõike seda, mis vaja. Et see on valikute küsimus. Tegelikult on alati see lahendus olemas. Ja mis tundub nagu kõige karmim on see, et tegelikult kui sa selle ema jätad üksi, siis selgub, et ta tõuseb voodist üles ja hakkab toimetama. Aga temal on võib-olla armastuse puudujääk ja siis inimene tuleb ja hoolitseb ta eest ja see on tema parim viis saada seda armastust, olgugi, et ta võiks seda hoopis teisel moel saada. Ja ise oma tegevusega seda armastuse välja enda ümber luua. Teine oluline valdkond lisaks finantsilisele või majanduslikule küljele on suhted. Ja väga paljud inimesed on oma suhetega hädas. Mida sa ütled, mida sa arvad sellest, kuidas öeldakse, et me satume kokku nende inimestega, kes tulevad meid õpetama? Nagu sa tõid selle näiteks, et mees on tuhvlialune ja kas nüüd, mis sina arvad, kas tema ülesanne või tema väljakutse antud olukorras on kannatada selle tuhvlialust või on tema väljakutse vabastada ennast sellest tuhvlialusest, et mõlemad on justkui nagu võimalikud ju. Et äkki mõni inimene ka võib-olla vaatab selle, ta on võib-olla sarnases olukorras ja mõtleb, et aga äkki minu ülesanne ongi siin maa peal nüüd kogeda seda tuhvlialusust. Aga siin on nüüd 2 asja ühesõnaga. Kui sa oled seal tuhvli all ja tunned ennast seal jõudsalt hästi ja kõik sobib, siis anna minna ühesõnaga. Aga kui sa seal tuhvli all oled ja ühesõnaga sul hakkavad hammastesse augud tulema, sul on maks valutab, ühesõnaga neerud ütlevad üles, öösel käid 6 korda vetsus, siis tähendab su keha ütleb, et see ei ole su elu ülesanne. Sa ei naudi seda.
ehk siis me jõuame välja ikkagi kannatuseni, et et küsimus on ikkagi individuaalses nagu rahulolus või õnnes nagu, et igaüks peaks taga ajama seda, kuidasmoodi mina ennast siin maailmas saaksin hästi tunda ja iseendaga, ise nagu õnnelik olla. Seepärast ma kujutan ette, et see naine on väga, ühest küljest ta on rahul, teisest ei ole rahul, et tal on see tuhvlialune. Aga kui mehel on näha, et tulevad terviseprobleemid, see tähendab seda, et ta peab sealt tuhvlilt välja tulema ja midagi ette võtma. Aga kui ta seal tuhvli all tunneb ennast suurepäraselt, siis las ta olla, see ei ole küsimus. Mis sa arvad, miks paljud inimesed armastust ei leia? Või nad otsivad valet asja? Armastus hakkab armastusest iseenda vastu. Kui sa suudad iseennast armastada, iseendaga rahul oled, siis sa leiad seda ka ükskõik kelles, igas meie seast, igas inimeses, igas loomas. Ja sa leiadki selle, tegelikult sa leidsid armastuse iseendas. Et esimene samm on mitte otsida armastust kellestki teisest inimesest, aga armastama hakata iseennast. Mis ei ole nii lihtne tegelikult, sest et kui sa oled aastakümneid võib-olla ennast vihanud, olgu see siis oma keha pärast või oma kogemuste või mineviku, mis iganes asjade pärast inimesed ennast süüdistavad, kuidas inimene ennast armastama võiks hakata siis? Mida ta võiks teha endaga? Lihtsad asjad. Mine peegli ette ja vaata endale sügavalt silma ja ütle, ma armastan sind sellisena, nagu sa oled. Aga kuidas seda uskuda? Algul järgmine mõte, mis kohe pähe hüppab, on see, et niisugune vale. Aga see ongi täpselt see, et sa pead kuskilt peale hakkama. Ja olgugi, et see võib-olla tundub sulle vale, siis tegelikult see sügaval hinge põhjas, sa tead, et see on õige ja see hakkab sinu juurde tulema. See hakkab sinusse voolama. Sa hakkad neid plokke maha võtma, aga see võtab aega. Ja see on täpselt samamoodi, et umbes nii nagu kui sa oled haige, hakatakse tablette võtma ja see, kui sa sinna peeglisse vaatad, see ongi see sinu tablett hetkel. Sul on vaja seda teha. Kui sa terve oleksid, sa tead ise, et sa armastad, sul ei ole vaja seda iga hetk korrata. Aga sellest hakkab peale. See hakkab sellest peale, et ühesõnaga, kui sa paned riidesse, sa naudid oma keha, kui sa kammid ennast, sa naudid oma keha, sa naudid duši all ühesõnaga, sa naudid ühesõnaga iga sammu, mis sa astud, võtad jalad paljaks, lased ühesõnaga ennast maaga kontakti. Sa naudid iga hetk oma elus. Aga seda on samamoodi vaja õppida. Enamus meist ühesõnaga arvatud, et sa armastad ennast siis, kui sa paned 2 paari sokke ja tossud otsa ja siis lähed rahu peale. Aga tegelikult armastus on see, kui sa võtad jalad paljaks ja lased ennast selle maaga üheks. Aga seda me paraku oleme unustanud. Jah. See oli praegu väga, see pani mind täitsa sügavalt mõtlema praegu. Sest ega see jõuab ka selle distsipliinini tõepoolest, et kui sest need mõttemustrid ongi nii sügavalt meisse juurdunud, et me vajame ka algul distsipliini, et seda korrata. Aga teine variant on see, et esimese hooga võib-olla nagu pehmemalt läheneda, et mis mulle endale meeldib mõelda, on see, et endaga kõigepealt sõbraks saada. Okei, ma kunagi õpin sind ka armastama, aga kui ma isegi endaga kõigepealt sõbraks saan, et ma vähemalt ei vihka ennast ja ei süüdista enam ennast oma otsustes ja mingites tegudes, et see on ka vist juba, see on samm paremuse suunas, sest et selle ma avastasin iseenda jaoks siin mõned ajad tagasi, et kui märgata seda, mis meie peas toimub, oma mõtteid hakata märkama, siis neid ennast süüdistavaid mõtteid on väga-väga palju, et ennast süüdistada ei ole mõtet. Mis on tehtud, see on tehtud. Ja mida me praegu teha saan, on see, et mõelda, mida ma saan järgmisena hästi teha. Et ma püüan näiteks järgmise asja paremini siis teha. Siin ongi see, et sa võtad näiteks 1 nädala teema, et ma näiteks see nädal ma ennast ei kritiseeri ühesõnaga. Või on see, et ma see nädal ükskõik, mis ma söön, ma üritan seda nautida. Et ühesõnaga täna söön kilu, ma naudin seda, homme söön lõhet, ma naudin ka seda. Aga et ei hakka, et eile sain lõhet, et kurat, täna toppis mulle kilu nina all. Aga see kilu on ka ju tegelikult täitsa hea ühesõnaga, et sa võtad ja naudid seda. Eks jällegi seesama jõuame siin ja praegusse, et kõik, mis elu mulle siin ja praegu toob, sellest ma püüan siis rõõmu tunda. Mul ka siin ajad juttu Kaidoga, et oleks võid Rooma paavst olla näiteks. Aga ma naudin seda. No ma arvan, et ühel päeval äkki olen Rooma paavst. Kindlam jah. Mul on tunne, sisetunne ette. Aga okei. Nüüd 2006. aastast saati olen ma teinud meditatsioone. Ja meditatsioonini ma tegelikult jõudsingi sinu kaudu. Sest et sina võtsid aga meditatsioone tegema ja esimene õhtu oli väga selline müstiline ja põnev. Istusid, tegid. 3. õhtu oli täielik katastroof juba, sest et pea oli neid muremõtteid täis. Ja see praktiliselt võimatu oli nagu keskenduda. Nagu ei saa tegemata ka jätta, kõik karate treener ütles, et võib peksa ka veel saada.
ja umbes 6 kuud peale meditatsiooni alustamist ma tajusin alles sellist esmast mingit vähest muutust. Et mingi kontsentratsioonivõime oli juba tekkinud ja mis oli teine väga oluline asi oli see, et hakkasid teadvustama tavaelusituatsioonides oma mõtteid. Ma mõtlesin sellist asja ja varem üldse seda ei märganud. Ja need mõtted hakkasid pähe tekkima nagu mingid õhupallid, ma mäletan. Et ühel hetkel ma vaatasin, oi, mul on nii palju mõtteid, et mul ei ole vaja neid tegelikult mõelda. Siis hakkasid neid nagu puruks vajutama nõelaga nagu õhupalle. Et mida sa nagu meditatsiooni kohta ütled, et kas meditatsioon on hea praktika enesearenguga tegelemiseks? Kindlasti on. Ja kas, mis asi, meditatsioon, see on selline müstilise kõlaga ju. Mis asi meditatsioon on niimoodi tava inimesele öelduna, mida see tähendab? Tegelikult on teha niisuguseid asju, millel nagu niisugust ratsionaalset tulemust nagu ei ole. Näiteks meditatsiooni neid tehnikaid, igasuguseid praktikaid on väga erinevaid. Näiteks üks on see, et sa kujutad ette, et sul, paned silmad kinni, kujutad ette, et sul on näiteks roos käes ja sa nuusutad seda ja üritad seda näiteks seda lõhna nii-öelda tajuda. Tegelikult seda ei ole. Kui sa oled seda mingi aeg teinud, siis hakkad seda roosi lõhna tundma. Või lihtsam asi on see, et võtad sidruni, silmad kinni, kujutad ette, sööd. Ja kujutad ette, et võtad nagu sidruni? Ja siis tunned ühesõnaga, kuidas sul hakkab see suu jookseb ila täis, sul juba midagi tuleb. Ühesõnaga niisugused tunded. Ja tegelikult on nii, et sa võid täpselt samamoodi või mõjutada ükskõik nii nagu ühesõnaga seda neid maitsmismeelt, haistmismeelt on kõige lihtsam mõjutada. Või kujutada ette näiteks valgust silmade ees. Samamoodi sa võid kujutada ette, et kui sul on näiteks, ma ei tea, maksas või kuskil põlves on mingisugune asi, sa võid kujutada ka seda, kuidas sul sinna läheb valgus ja soojus. Ja see hakkab seda haiget kohta või ka terget kohta, mida sa tahad paremaks muuta, hakkab mõjutama. Ehk siis meditatsioon teisisõnu ongi siis nagu, ta on nagu mentaalne treening siis või? Et sa paned oma teadvuse siis kuidagi teistmoodi tööle kui tavaolukordades, eks? Täpselt nii, jah. Ja selle kaudu see, kuidas sa algul kujutad ette, see on päris huvitav, ma kindlasti proovin seda roosi asja. See, kuidas sa lood siis oma teadvusse midagi, mida tegelikult seal päris maailmas nagu ei ole. Aga meie teadvus ei saa aru, et see on nagu mängukas. Ei, ta ei saa seda aru. Ja tegelikult on siin nii, et see on siis esimene etapp inimesest loojaks saamisel. Sa võid hiljem mida iganes luua. Niisugune lihtne asi on ka, ütleme seda sidrunit kujutab igaks ette. Kui sa võtad nüüd käe, 5 näppu on ees ja nüüd vaata, vali üks näpp endal välja, millist tahad ja keskendu sellele näpule natukene rohkem. Lihtsalt mõtle selle näpu peale. Vaata nüüd hetke pärast, mis hakkab tundma. Näpp läheb soojaks. Täpselt, kellel läheb soojaks, kellel hakkab surisema, ühesõnaga, kellel hakkab mingisugune väike vibra tuleb sisse. Tegelikult on sama asi, kui sa mõtled, keskendud, sama asi toimub sul maksas, neerudes, maos, igal pool toimub. Aga ütleme, see vibra on nii väike, et me ei taju. Tegelikult me lõime sideme, kas siis põlve, varvaste või millega iganes. Ja kui me nüüd suudame näiteks, kui sul on põlv haige, kui me suudame luua kujutluse täiesti tervest põlvest, mis ei valuta, siis hakkab seda terve põlve energiat sinna tulema. Pärast see kujutlus sellest tervest põlvest on seal täiesti olemas. Täpselt samamoodi nagu, ühesõnaga sidrunit ei ole, ila tuleb ühesõnaga. Täpselt samasugune asi tekib ka siin. Et see on nüüd ühesõnaga, kui sul niisuguseid asju ei teki ühesõnaga, siis, ma ei tea, siis sa mõtled katuseluugist ja kuule meetristest jalgadest. Aga see ongi siis nagu ravitsemise, sellise alternatiivravitsemise põhimõte siis, et sa oma seda psüühilist energiat suunad mingitesse energiat või kohtadesse. Aga see, kui sina näiteks siin teisi inimesi aitad ja ravitsed, kas sina siis kasutad enda psüühilist energiat sellest ravitsemiseks või inimene oma energiat ikka kasutab, et sa aitad temal suunata selle tähelepanu sellesse haigesse piirkonda või sa kasutad mingit universaalset energiat üldse? Tähendab, siin on tegelikult hakkab asi sellega peale, et on vaja ise minna rahuseisundisse. Selles rahuseisundis on sul võimalik saada kontakt selle nii-öelda abivajaja energiakehaga. Ja siis on vaja saada kontakt veel selle universaalväljaga. Ütleme, see on see niisugune lihtsustatud see skeem. Ja selle kaudu hakkab see nii-öelda ravi peale. Kas see tähendab seda, et tegelikult kui inimene hakkab meditatsioon, ma saan aru, meditatsiooni eesmärk tegelikult, eks
on oma seda tähelepanu suunamise või sisemise tähelepanu juhtimise oskust parandada, sest et kui sa, ma saangi praegu aru, et kui ma tegelen meditatsiooniga, mul on mingisugune kontsentratsioonivõime juba olemas, siis on ka lihtsam suunata või keskenduda mingisugusele haigele piirkonnale, sest et kui mu meel on väga selline ja ala mul põlv valutab, siis ma 2 sekundit suudan põlve peale mõelda ja 2 minutit mõtlen, ma ei tea, mis ma homme töö juures tegema hakkan. Täpselt nii, jah. Ja tegelikult iga inimene suudab ennast ravitseda ja aidata, eks. Ja nüüd ütleme, see ravivõim on seda tugevam, mida tugevamini sa oled oma selles sisemises rahus. Et muidu ta on niisugune juhuslik korraks tähelepanu, nii nagu ma seda näppu vaatasin ühe sõnaga. Ta korraks läheb sinna, aga sa ei tea, mis seal toimub. Sa tundsid, et sa said selle kontakti, aga see on nüüd kõik. Selleks, et hakata sinna midagi suunama, selleks on vaja ühe sõnaga seda sisemist rahu. Ja kus seda leida? Läbi meditatsiooni ja keskendumise. Need on nüüd 2 asja, kui sa oled natuke mediteerinud, siis tähendab seda, et sa pead hakkama, nii nagu meil jutt oli, sa pead hakkama oma elust viskama mingisuguseid asju ära, mis sul takistavad seda siserahu. Et 2 võimalust, kas seal tuled selle tuhvli alt välja või siis ühe sõnaga naudid seda tuhvli all olemist. Sa võid ka täiesti tuhvli all olles seda ravi teha, kui sa naudid seda olukorda. Et tegelikult on, ütleme, see Tiibeti suur joogi, mis nimetatakse Milarepa. Temal oli näiteks nii, et ta oli seal juba nii, et kutsus välku ja raju pilveid edasi ja saatis külade peale seal mingi aeg. Aga samas oli nii, et ta lämm tuli ja pani märja kaltsuga piki pead ja ütles, et sina kutt ei tututasid ühe sõnaga. Nii et tegelikult see asi on nii ja naa. Ühe korra ta siis otsustas, et kuule, aitab küll sõnaga. Ja tuli sealt tuhvlilt välja. Mul on vedanud, mina sain nagu sinu käest selle õpetuse edasi, et mees tegeleb meditatsiooniga. Aga ma tean, et paljud inimeste jaoks on meditatsioon selline nagu vastu, neil on mingi vastuseid. Eile ma just ühe inimesega sattusin kokku ja ta ütles, et ma pean nii palju asju niigi tegema, ma pean, ma ei tea, süüa tegema, ma pean tööl tegema, ma pean tegema seda. Ja nüüd veel võta endale mingi lisakohustus, hakka meditatsiooni tegema. Et kuidas nagu seda inimest aidata, et kuidas moodi meditatsioon muuta nagu igapäevaelus midagi sellisest nagu, et oleks meeldiv tegevus, mitte mingi kohustus järjekordne. Vaata siin see inimene ütles juba ise kõik ära, ta teeb kõiki asju sellepärast, et ta peab, aga mitte sellepärast, et ta naudib. Ma võin öelda, mina ei tee ühtegi asja sellepärast, et ma pean. Ma teen kõiki sellepärast, et ma naudin ühe sõnaga. Ja kui sa teed asju, mida sa naudid, siis mingi pärast hakkab sul, aja pärast hakkab ka sissetulek tulema ühe sõnaga. Sa saad ära elatud ja kui sul on vaja seda raha, nagu me rääkisime, et millegi muu jaoks, siis sul hakkab ka seda selle muu jaoks nagu üle jääma. Nagu mul siin on, et mul on vaja seda teed korrastada ja selgub, et ka see raha tuleb, ütleme. Aga kui see inimene, paljud inimesed ütlevad, et raha ei haise, et ma võin raha eest mida iganes teha. Ilmselt on see niisugune inimene ja ta on eluaeg teinud, kuna ema ütles, et ma ei tea, peab tööle minema, ema ütles, isa ütles, et pead ülikooli minema. Ta kogu aeg on midagi pidanud. Ja nüüd tuleb Kaido, ütleb, et kuule, sa pead mediteerima. Emale, isale nagu vastu ei julge tagada, aga Kaidole kõik ühe sõnaga on ju liigne. Aga nii ta paraku on. Ja selles ongi see asi, et sa võid seda söögi tegemist teha meditatsiooni, sa võid lõkke tegemist, sa võid aia koristamist, ühesõnaga sa naudid ühesõnaga seda, kuidas sa siin riisud vaikselt, tunned ühesõnaga, kuidas sa puhastad maad selleks, et sa saaksid palja jalu seal käia ja sellelt maalt oma energiat. Sa võid igat asja teha niimoodi, naerates rõõmuga. Minul on ka siin näiteks oma selle kodulehega, ma tulen näiteks õhtu vahest olen jõudnud kell 11 koju ja ma hakkan kodulehest tegema, naine ütleb ka, et crazy oled. Ma ütlen, et mulle meeldib ühe sõnaga. Samas on nii, et teine päev ma ei võta seda lahti, kui mul ei ole seda tuju ühe sõnaga. Ja siis ma teen naisega midagi, mis meeldib. Naise, jõudsime natukene veel suhete teemani. Intervjuu on küll päris pikaks juba läinud. Kas me saame kuidagimoodi meditatsiooni kasutada ka, kas see aitab kuidagi suhteid parandada või suhteid juhtida või armastust leida või kas on mingit kasu ka näiteks inimestel suhetes, et mida see meditatsioon aitab seal? See on täpselt samamoodi, suhted hakkavad armastusest enda vastu ja suhted iseendaga. Kas sa oled iseendaga sõjajalal või sa iseennast armastad? Oled rahul oma tegemistega. Kui sa ei ole endaga rahul, siis sa ei ole kindlasti oma partneriga rahul. Siis kogu aeg mingi väike käts käib. Ühesõnaga, üks ütleb ei, teine ütleb jaa. Kogu aeg mingisugune niisugune, tegelikult teemat ei ole, aga üks peegeldab, tähendab teist kogu aeg. Niisiis, suhe minu elus või suhe meie elus on tegelikult minu sisemine peegeldus. Täpselt nii. Ja see, kui mul on ebakvaliteetne suhe, see on ebakvaliteetse sisemise suhte peegeldus. Ja see, kui mul ei ole suhet, ma olen üksik,
mida see siis näitab? Et ma olen seest nagu õõnes või? Kui sa oled sellega rahul, siis on nii, et anna minna. Aga kui ma tean väga palju inimesi, kes ei ole rahul, kes otsivad armastust, nad on üksikud võib-olla aastaid juba. Mis nendel siis viga on, mida nad muuta võiksid? Tal on tegelikult, reeglina on need inimesed on seda üksi olemise energiat nii-öelda kaela ääreni täis. Ja siin ma olen käinud kodudes, kes ütleb ka, et ta on üksink ja ta ei saa oldud ja kui sa lähed sinna koju, siis sa näed, et kõik asjad on sätitud sellele inimesele enda järgi. Sellele kohta, ühesõnaga, kuhu teine inimene saaks tulla. Ja tal ei ole ka hinges seda kohta, kuhu tulla. Aga kõige elementaarsem on see, et ühesõnaga kõik nagid, kõik toolid, kõik asjad on nagu niimoodi sätitud, et ja kui sa siis lähed ja kuskile hakkad istuma, oota, ära istu natuke siia poole, aga kuule, ei, ära seda võtta see lusikas või niimoodi, ühesõnaga hakkavad mingid niisugused asjad, et reeglina nad on sättinud tegelikult selle üksinduse, nad on kuskil piirid pannud ja see peegeldub tegelikult nende igast liigutusest, igast hetkest. Mul viskas praegu sellise pildi ette, et see on nagu selline energeetiline jäljend, eks? Et kui inimene elab üksinda, siis see on mingi muster, et ta nagu sellesse energia välja nagu on surunud pitsatiga mingisuguse jäljendi, ma olen üksi. Ta korrastab oma elu ära üksi järgi. Ja kui energeetilisel tasandil on see üksi, siis ei olegi võimalik, et siia päris maailma kedagi juhtub. See tähendab seda, see on natukene jällegi seotud selle külgetõmbe seadusega, et sa pead nagu hakkama elama oma elu viisil, et seda jäljendit muuta. Et sa pead nagu uue jäljendi sellesse energia välja suruma, et minu elus juba on keegi. Kas see võiks aidata? Täpselt nii, jah. Et siin on tõesti olnud, mul on käinud inimesi, kes ühesõnaga, ta on üksi, tal on jõle raske ja ta otsib kaaslast. Ja tal on inimene ka, kellega nagu koos olla, aga ta ei suuda loobuda mingitest asjadest. Ja muidugi ta ütleb, et näed, et see inimene ei ole, näiteks, et naine tahab olla koos mehega ja ütleb, et muidu normaalne mees ja kõik klapib, aga mees ei taha lapsi saada, näiteks mees ei taha, ma ei tea, ütleme, et ei taha Volgaga sõita ja mees ei taha siis välismaal reisida. Ja siis läheb, ühesõnaga, me teeme selle inimesega tööd ja läheb mööda pool aastat, võib-olla natukene rohkem ja see inimene tuleb, ma näen ta särab ja ütleb, et kuule, see mees tuli ühesõnaga, nüüd ta on nõus Volgaga sõitma, ta tahab lapsi saada ja ta on nõus mida iganes tegema. Ja on näha eufooria. Siis läheb mingisugune paar nädalat mööda ja ütleb, et tead, nüüd ma pean kolima selle mehe juurde, aga mul jäävad ühesõnaga oma tuflid jäävad maha ja mul jääb oma põrand maha ja mul jääb oma dušinurk maha ja ma olen õudselt õnnetu. Ja siis on nii, et siis võtab veel aega, et seletada inimesele, et kuule, sa said loterii peavõidu ühesõnaga, sa said miljoni ja nüüd sa ühesõnaga seletad, et tead, et ühesõnaga, et see kantakse mulle üle sinna Sampo panga arvele, aga nad raisad ei taha mulle ühispanga arvele kanda, et on trobid. Tegelikult on need niisugused jäljed ja see on nii sügaval sees. Ja see tähendab jälle, sest see inimene peab veel endaga tööd tegema. Ja ta ei suuda aktsepteerida seda, mida elu talle andis. Ta tahab seda omal mingil väga omal kitsal viisil. Et ma tahan neid asju kõiki, aga ma ei taha nagu vanast elust midagi nagu millestki loobuda. Et ühesõnaga ma tahaks autoga või tahaks selle Mersuga sõita, aga see Volga võiks seal Mersus sees olla kuidagi. Volga rool võiks olla alles vähemalt. Ei, Volga roolist on vähe, et seal peaks olema terve Volga peaks sinna kuidagi sisse muutita. See oleks õige tulemus. Siis saaks öelda, et külgetõmme seadus töötab. Siis on, aga muidu on jama. Kuule, aga super. Oleme siin varsti tund aega juba rääkinud. Ma arvan ka, et rahvas on juba läheb minema. Väsinud juba. Igatahes, kui sulle meeldisid need mõtted, mida me siin rääkisime ja arutasime ja kui sul näiteks soovid rohkem teada saada Ralfilt või kui sa ise oled selles võib-olla augu äärel ja hakkad siin auku juba kukkuma, siis igal juhul see inimene siin on väga paljusid inimesi Eestis aidanud, mind seal hulgas. Nii et siin video all on ka viide tema kodulehele ja kui sa sealt siis vaatad kontaktandmeid, siis sa saad nii tema e-maili aadressi ja ka telefoni ja vaata siis enda sisetunde järgi, kuidas moodi sa tahad, võid talle alla kirjutada, võid talle helistada ja rääkida ja tore inimene aitab inimesi igal juhul. Suur tänu sulle,